auto teeb da. Teie ees. Kirill. Aga siin natukene jooksvalt eilses siis. Esimene koht Eesti arvestuses. Mis omakorda tähendab seda, et ma kindlustasin endale 3. koha Eesti arvestusest üldseisus. Kahjuks mul jäi puudu 3 või 4 punkti, et olla teine, aga vähemalt see on kindel 3. Kindel 3 on parem kui mitte kindel 4. Aga ühesõnaga, meie jaoks on see siis üritus läbi. Nüüd vaatame semiprode proosi ja siis sõidame superfinaale. Ja ma siiralt loodan, et ma saan superfinaal, et sõita kellegi tugevamaga. Et valmistuda järgmiseks hooajaks. Järgmine hooaeg, ma ei tea, siin on väga siuksed jutud käivad, et mul on võib-olla üks pakkumine tulnud autole. Seda autot ei tea mitte keegi, sest see on värske auto või niivõrd kuivõrd see värske auto on, aga ta pole mitte ühtegi trenni ega ühtegi võistlust sõitnud. Ja ma arvan, et selles ma teen üldse täiesti eraldi video, et mis ja kuidas ja miks. Et igaks juhuks mainin ka, et see auto müüki ei lähe. Võib-olla väga hea pakkumise puhul läheb, aga plaani ei ole. Et see on siiski mu elus mänginud väga suurt rolli, seega see auto jääb praegu minu kätte. Aga lähme vaatame nüüd, kuidas semipro ja pro sõidavad ja... Jõudsime siin Nao Vaida Vara auto juurde, selle ta laenas Kalev Kivilale ja gaasitross läks ja siis entris ta pani tähele, et autol ei toimu mitte midagi, kui gaasi vajutades. Ja nüüd oli kiire parandus ja nüüd on vaja vaid kinnitada ja sõidab edasi. Lihtsalt väike vaheinfo. Siin on meie Balti meistri auto, Kevin Pesuri auto. Läheme nüüd superfinaale sõitma. Saime soojendusringid, teeme soojendusringid ära ja ma veel ei ole kindel, kelle vastu ma sõidan. Ma loodan, et keegi pro või semipro sõita. Riidivendade vastu väga ei taha, sest nendega niigi piisavalt sõidetud, aga lihtsalt enda jaoks funni pärast tahaks just semipro või pro sõitega. No pigem pro sõitega. Kuigi ma vaatasin praegu just prod sõitsid ja see tolmu ja tossu kogus oli nii suur, et ma lihtsalt kaoks ära seal. Aga meil ei lõmmes. Darren has made that shoot.
Simon Suvemaa ja Karl-Erik Tasu ja Pärt Kuvas ja Rainer Muuli, nii et Pärt Kuvas ja Märt Kuvas peavad siin väga hoolsalt oma autot vahetama ja praegusel hetkel ongi siis meil Märt Kuvas ja Kirill Žukov juba ilusti joonde aetud ja vaadake, mis võib juhtuda. Streetplatsi auto läheb siin, teeb rahulikult oma valliringi ja taga Märt Kuvas siis võitleb oma oluliselt võimsama ja slick-rehvidel siin Supraga ka väga keeruliseks oma olud. Aga Kirill Žukov teeb väga head tööd ja näitab, miks ta eile oli siin eestlastest parim ja jällegi taas eksib taga sõites Märt Kuvas. Loomulikult on autode kiiruste vahe päris suur ja see teebki jällegi põnevaks selle, aga kõik peavad sellega hakkama saama, et sisuliselt tegelikult on neid võrdseid hetki. Ja jah, siin läheb poole vahetusel teisele poole ka nurk liiga suureks. Nii et väga hea edu paistab siit praegu Žukovile. On temal siis kõige esimene koht võtta. Aga nüüd vastupidi, kuidas siis see aeglasem auto... Jah, siin tundub, et Märt Kuvasel on mingid tõsised probleemid autoga kahjuks praegu. Ja tema sõit siin lõpeb. Kirill Žukov, käed kokku. Kirill Žukov pääseb siit edasi ja kustutab praegu Märt Kuvase võistluselt välja. Kindlasti võib mõneti uhkust tunda, kindlasti Kirill Žukov, käed kokku palun talle, oi kui palju pealtvaatajaid meil siin ja seal raja ääres on, katsuge kindlasti turvaliselt olla. Üks teade kindlasti pealtvaatajatele, kellel väiksed võsukesed kaasas on, et nad kindlasti peavad olema teie hoole all, et Joonson ja Žukov. Need mehed omavahel kohtunud mõned korrad ikka on. Ja siin on tegu võrdsemate autodega natukene kui varem oleme näinud. Ootame stardiluba. Kas olete valmis, pealtvaatajad? Ja lähevad oma esimesele hinnatavale peale. Kuidas siit stardist õnnestub, kas proovitakse kohe ära küpsetada? Ei, Kirill Žukov saab ka samuti väga hea stardi ja aimab väga kenasti Karl-Sander Joonsoni siis drifti alustamist ja tulevad nad sealt teisest ja kolmandast klipist juba läbi. Žukov on väga ilusasti seal kannul, nüüd tuleb väike vahe sinna sisse, peab väga järsu tagasi pöörde tegema, aga suudab kuidagi välja sidurdada ennast sealt ja proovida ikkagi jälle lähedust saada Karl Driftile. Õnnestubki see, seisma keegi ei jää, Karl Drift teeb ees väga head sõitu, palun paar nuudlit ka rahvale ja tuleb. Karlilt siit eessõidu pealt päris hea tegu. Ja ega Žukovil siin tagasõites päris mitmeid vigu, võiks öelda, üsna suuri. Et vänderdas seal taga, kuigi Karl Drift päris nii sügavale ei jõudnud erinevatesse klippidesse sisse, aga siiski ilus ühtlasem joon. Nii et nüüd tuleb ise teha veel paremini, kui Karl-Sander siin tegi ja loota ka Karl-Sanderi eksimusele. Kuidas see läheb? Kirill ja Karl seekord peale minemas. E36-l tüüpiliselt tuled ei põle, aga sealt nad lähevad. Kirill Žukov ees, peab päris sügavale kandma ja teeb seda, püsib lõpuni sees, see on juba parem kui Karlil oli. Siit lai joon, mida Karl suudab vastuseks teha, jääb ajastamisega grammikene hiljaks, aga on lähemal siit ja kuidas siit minema saab, see on oluline. Siin peab püsima nüüd, ei tohi nii suurt vahe sisse lasta. Hea küll, lõikamine lõikamiseks. Kirill Žukov jällegi paistab sügavamal olevat sees, teeb head, paremat vallijoont tundub äkki kui Karl Drift, aga pärast selgub see kõik. Valguse sähvides tulevad nad sealt ära üle Liqui-Moly finišijoone ja jäävad Annika juurde ootele. Tundub, et spotterid on väga head tööd teinud ja annavad selle teate edasi. Jälgivad väga hästi, kuidas vastane oma eessõitu teeb.
ja kas meil otsus on olemas? On see Karl Drift või on see Kirill Žukov? See on Kirill Žukov! Igal juhul praegu läheb siis Kevin Pesur ees sõitma. Ja huvitav valik, kollane tuli, mis tegelikult õhtu pimeduses kindlasti hea on, kasutati seda ralliautodelgi vanasti ja kes teab mille pärast, sellepärast, et kollane valgus on õhtu pimeduses palju parem. Ja Žukov ilmselgelt jääb siin maha, aga peab proovima siis võimalikult palju lõigates järgi saada. Pesur muidugi teeb endast kõik võimalikku, et sinna tomusse see väike striidiklassi autoke jätta ja hetkel nii ka on. Žukov peab siin maru rahulikult nüüd võtma ja lihtsalt lõpuni kuidagi tulema ja mitte ise eksima. Hämmastaval kombel seda suudabki, nii et käed kokku. Kirill Žukov näeb sellest tomus veel ilusti tulla ja Kevin Pesur väga vabandan, et ma naeran teile siia kõrva, aga küsiti Kirill Žukovilt, et kas see kollane LED-paar võiks teda häirida. Ilmselgelt, kuna ennem pole veel ta selle nii-öelda ees sõitnud, siis ta ütles, et ta ei tea, et tal on pohvi. Ja läheb peale, läheb minna. Kirill Žukov teie ees, Kevin Pesur tema järgi ja sealt nad edasi tulevad. Kuidagi suudab Kirill Žukov teha ilusat eessõitu ja seal väikeste vahega kohe järgi on Kevin Pesur, mis ilmselgelt on oodatav ka, et praegu on see pro ja street-klassi vahe ikkagi nii meeletu suur, et Žukovil on siin midagi väga-väga raske teha, aga käed palun kokku. Kirill Žukov, eile parim eestlane ja täna tundub, et ka striidimeestest ainukene, kes veel järgi on jäänud. Ja otsus on üsna kiire, kas meile näitab ka seda, kas seda näitab meile Annika, seda näitab ja näitab, et Kevin Pesur läheb siit edasi top 4. Nii. Aplaus, veel kord, Vihur auto ja Kirill Žukov. Kui see mees saab endale gramm kiirema auto, siis kindlasti näeme teda veel ja loodetavasti juhtub see juba järgmine aasta, et meil ka semipro klass veel rohkem kasvaks, siis on meil juba 2 kõige ägedamat klassi. Mis te arvate? Mis ma nüüd ütlen, kes need on? Need on semipro. Superfinaali sõidud just lõppesid. See oli midagi ebareaalset. Esiteks, ma jõudsin top 32. Top 32 ma sõitsin Märt Kuvasega, Toyota Supra. Tal midagi juhtus, võit oli mulle. Edasi sõitsin Johnsoniga. Johnsoniga oli väga tasavägine sõit, ma ei tea, mis seal otsustav faktor oli. Mina pääsesin edasi. Top 8. See on see sõit, mida ma olen oodanud 2 aastat Kevin Pesuriga. Kuradi kiire vend on ja praegu pimedas ma ei näinud mitte midagi ta järgi sõites, aga ma kuidagigi natukene vist jõudsin järgi talle. Aga no tagantsõidus see vend oli mul kogu aeg ukses, ma kuulsin teda, ma nägin. Jah, emotsioon on mega, see on nagu vau. Ja nüüd ma ei teagi, mida teha. Ma räägin Keviniga juttu veits. No ta sõidab vist praegu, ta sõidab finaali ära, peale finaali olen räägin temaga. Siis on reaalselt see sõit, mida ma olen oodanud üle fucking 2 aastat. Nüüd ma lähen nurga taha. Oleme nüüd jõudnud Trailerindi parklasse ja käru on ära antud, kuid see pole veel video lõpp. Siit edasi liigume Vihur autosse ja räägime siis selle võistluse kokkuvõttest läbi. Aga jällegi, kui teil on vaja käru, trailerind.ee leiate igale maitsele kärud. On teil vaja kupliga haagis? Olemas. On teil vaja autovedamistreiler? Olemas. On teil vaja väiksemat autot vedada? Olemas. On teil vaja mingit väikest popcatti või diivaneid või muid asju vedada? Siis on veel üks käru olemas.
üks käru on puudu veel, see on kellegi kasutuses praegu. Joome väikse käru juurde, näiteks ATV-d vedada, olemas. On vaja midagi suuremat vedada, suuri torusi, palke, olemas. On vaja veel mingit väikest autot vedada, olemas. Ehk siis jah, igale maitsele leiame midagi. Seega külastage kindlasti trailerrent.ee. Asub plats umbes 10 minuti kauguselt Tallinna piirest, mis on lihtsasti kättesaadav. Kärud on saadaval 24/7, tuleb minna kodulehele trailerrent.ee, broneerida endale vastav käru ja nautige. Hinnad on ka vägagi soodsad. Ja kui te mainite minu nime, saate soodustust ka kindlasti. Kuigi ma ütlesin, et ma teen kokkuvõtva videot Vihuris, siis praeguseks on juba mitu nädalat möödas. Hetkeseisuga on juba ära filmitud meie Poola reis Driftmastersile. Praegu me oleme Leedus, uued seiklused. Ja kokkuvõtva video ma teen täiesti eraldi, ehk ma nüüd ei tea, millal ma seda täpsemalt teen. Aga ma tahan, et see oleks täiesti eraldi videona, sest superfinaalid olid midagi wow lihtsalt. Ja see kõik kogunes, nii palju emotsioone ja siis tulid muud asjad vahele ja kõik jäi vahele. Ühesõnaga, suur aitäh, et sa vaatasid seda videot. Pane like, pane subscribe ja kirjuta mulle kommentaaridesse, mis sa arvad sellest videost. Ja näeme juba jälle varsti. Ma arvan, et üsna peagi, sest hetkeseisuga on meil juba Poola video peaaegu valmis. Aga nüüd see samune klipp läheb siia ja ühesõnaga, näeme järgmine kord. Aitäh sulle, tšau!